Tõesti kiireloomulised uudised. Venemaa tulistas rakette Suurbritannia suunas La Manche'i piirkonnas just sel ajal, kui seal kuulutati välja uue peaministri nimi. See on kõnekas lugu sellest, kuidas metsik Venemaa tervitab uusi liidreid. Suurbritannias vahetus just peaminister, selleks sai Andy Burnham ja sõna otseses mõttes järgmisel päeval pärast seda, kui ta peaministri ametisse astus, lähenes Vene sõjalaev Briti rannikule ja korraldas laskmisi. Ametlikult oli deadline laskmistega õppused otse Plymuthi rannikul. Nii otsustas Moskva näidata oma muskleid uuele peaministrile. Aga uustulnuk teatas juba esimesel päeval, et ta toetab Ukrainat 100% ja et ükski venelane ei suuda teda hirmutada. Seetõttu räägin täna lühidalt, milliseid laskmisi korraldas Vene fregatt otse Suurbritannia kõrval, kes on Burnham ja mida ta tähendab Ukraina jaoks. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Võib-olla mitte kohe. Võib-olla hiljem, aga palun ärge unustage seda teha. Nii et räägime kõigest järjekorras. Esmaspäeval 20. juulil lähenes Vene laev Suurbritannia rannikule ja hakkas lihtsalt rakette tulistama. Vene fregatt Neustrashmy viis läbi suurtükiväe õppused lahinglaskmistega rahvusvahelistes vetes umbes 40 meremiili kaugusel. See on umbes 70 kilomeetrit Plymuthist lõuna pool. See on sadamalinn Inglismaa edelaosas. Õppused kestsid umbes pool tundi. Mis see oli? Venelased ei selgitanud seda kunagi. Lihtsalt peatusid ja hakkasid rakette tulistama ning teatasid, et see on õppus. Britid jälgisid laeva hoolikalt. Kogu selle aja jälgis Vene fregati kuningliku mereväe patrull-laev ja õhust jälgis teda Prantsuse sõjaväelennuk. See tähendab, et ühele Vene alusele reageerisid kohe nii britid kui ka liitlasprantslased. Olemasolevate andmete kohaselt teavitas fregatt Neustrashmy vaid mõni tund enne laskmisi Briti patrull-laeva oma kavatsustest ja palus eemalduda ohutusse kaugusesse. Kuigi tavaliselt hoiatatakse sellistest õppustest mitu päeva või isegi nädalat ette. Briti kaitseministeeriumi sõnastus on järgmine, tsitaat. Vene sõjalaev, keda saatis kuningliku mereväe laev, viis läbi lahinglaskmistega õppuse rahvusvahelistes vetes umbes 40 meremiili kaugusel Plymuthist lõuna pool. Kuninglik merevägi jälgis õppusi kogu nende kestel, jätkab laeva tegevuse hoolikat jälgimist ja on valmis kaitsma Ühendkuningriigi riiklikku julgeolekut. Ja ametlikult toimusid need sõjalised õppused iseenesest rahvusvahelistes vetes, kus need on rahvusvahelise õiguse kohaselt lubatud. Ametlikult ei rikkunud Venemaa midagi ja kõik oli seaduslik. Kuid britid nimetavad sellist tulistamist Briti ranniku lähedal haruldaseks. Nad väljendavad ettevaatlikult. Ja kogu aktsiooni mõte pole niivõrd juriidilises pooles, vaid jõu näitamises. Noh jah, see on rahvusvahelistes vetes täiesti seaduslik, aga ilmselgelt proovisid venelastest kopnikud lihtsalt eputada. Näidata muskleid, et vaadake, kui ohtlikud me oleme. Pealegi on fregatt Neustrashmy juba varem silma paistnud. Ta saatis Venemaa naftatankereid läbi tiheda laevaliiklusega mereteede, mida Euroopa laevastikud hoolikalt jälgivad. See tähendab, et see on see sama laev, mis kaitseb Putini varilaevastikku, mis veab sanktsioonide all olevat naftat ebaseaduslikult. Ja just see fregatt otsustas tulistada rakette Suurbritannia suunas. Ilmselt selleks, et näidata, et ta on tõesti valmis varilaevastikku kaitsma, isegi tulistama ja nii edasi. Ja siin on oluline aru saada, see ei ole üksik metsikute venelaste temp. Kahjuks on see osa Venemaa pidevatest provokatsioonidest. Nad lihtsalt ei suuda rahulikult elada. Vene laevastiku aktiivsus Briti rannikul on viimastel kuudel märgatavalt kasvanud. Eelmisel kuul pidas Suurbritannia esimest korda kinni Vene varilaevastiku tankeri La Manche'i väinas. Samal ajal tegi Vene sõjalaev La Manche'i väinas hoiatuslasud otse tavalise jahti lähedal. Endine Suurbritannia peaminister Keir Starmer nimetas seda, tsiteerin, sügavalt murettekitavaks sündmuseks. Nagu ta ütles, ei oleks see tohtinud juhtuda, see on hoolimatu ja paar jahil oli kindlasti hirmul.
lihtsalt kujutage ette, need idioodid, venelased, nad lihtsalt tegid hoiatava lasu, kui tavaline jaht oli lähedal. Lihtsalt jaht, mille pardal oli tavaline paar. Need idioodid hakkasid lihtsalt rakette tulistama, justkui hoiatades, et ärge puudutage seda varilaevastiku tankerit. Seda alust, mis ebaseaduslikult hulgub rahvusvahelistel meredel. Ja Suurbritannia kaitseministeerium täpsustas siis, et lasud ei olnud suunatud Briti laeva pihta, vaid olid katse vältida võimalikku kokkupõrget. Nii-öelda nad peletasid sel moel eemale. Ja nüüd pange see kõik kokku. Varilaevastiku tanker, mis eelmisel päeval kinni peeti. Hoiatus lasud otse jahti kõrvale, mille pardal need britid tõenäoliselt surmani ära ehmusid. Ja nüüd juba tõelised ähvardused. Õppus lahinglaskmistega Plymothi juures. Täpselt samal päeval, kui Suurbritannias vahetus võim. See tähendab, et Venemaa testib metoodiliselt Suurbritanniat merelt ja on ilmselgelt otsustanud uut peaministrit kohe esimesest päevast proovile panna. Nüüd räägime sellest, kes on see uus Suurbritannia peaminister, kellele Moskva sellise vastuvõttu korraldas. Andy Burnham asus ametisse 20. juulil, vahetades välja Keir Starmeri. Ta on pikaajaline leiboristliku partei poliitik. Parlamenti pääses ta esimest korda juba 2001 aastal. Tuntust kogus ta suur Manchesteri linnapeana, mille ees teenis lüüdnime Põhjakuningas. Burnham tegi kohe kogu valitsuses ümberkorraldused, eemaldades kabinetist eelmise peaministri Starmeri liitlased. Ja siin toon ma välja ühe võtmetähtsusega ametisse nimetamise, et oleks selge, kellega on tegemist. Rahandusministriks sai John Healey. See on endine kaitseminister. Inimene, kes isiklikult vastutas Ukraina sõjalise abi eest. Nii et see on väga hea uudis. Rahandusminister on suurepärane. Abi kindlasti jätkub. Nii välisministri kui ka kaitseministri ametikohad said samuti uued inimesed Burnhami meeskonnast. Ja mõlemad on juba öelnud, et jah, nemadki toetavad Ukrainat. Oma esimeses esinemises keskendus Burnham sisemistele probleemidele. Lubas 10-aastast plaani elukalliduse tõusu vastu võitlemiseks ja inimlikumat juhtimisstiili. Kuid välispoliitikas andis ta kohe mõista, et mingit pööret ei tule. Seega polegi mõtet seda arutada. Ukraina jaoks ei muutunud eriti midagi. Burnham kinnitas juba esimesel päeval, et Suurbritannia toetus Ukrainale jääb kindlaks ja otsustavaks. Downing Streeti andmetel kinnitas ta vestluses Volodõmõr Zelenskiga Suurbritannia vankumatut pühendumust Ukrainale tema kaitsmisel Venemaa sissetungi eest. Sõnaselgelt ütles Burnham, tsiteerin: Ma andsin president Zelenskile selgelt mõista, et muudatusi ei tule. Ma olen 100% tema kõrval. Ja juba enne ametisse astumist märkis Burnham ajalehele Times antud intervjuus oma prioriteedid äärmiselt selgelt. Tsitaat: Minu prioriteediks saab olema Suurbritannia kaitsmine kaitsekulutuste suurendamise kaudu. Meie pühendumus NATO-le ja Suurbritannia tuumaheidutusele jääb absoluutseks. Meie suhted Ameerika Ühendriikidega jäävad ülioluliseks ja Suurbritannia ning Ukraina toetamine ei kõigu. Siinkohal tasub meenutada, et Suurbritannia on olnud kogu sõja vältel üks usaldusväärsemaid Ukraina liitlasi. Just London andis Storm Shadow Deep raketid, millega lubati kohe moskoviitide pihta tulistada. London koolitas meie sõjaväelasi ning endine peaminister Starmer võttis endale kohustused sõjalise abi osas ja liitis Suurbritannia Euroopa toetuskrediidiprogrammiga. Kuigi see oli Euroopa Liidu laen, nõudis Starmer siiski, et meie liitume samuti, anname ka oma panuse. John Healey määramine rahandusministriks on samuti hea märk. See on inimene, kellel on sõjaväeline staatus. Kaitseminister lubas isiklikult Zelenskile kiirendada Briti abi tarnimist ja nimetas Ukraina toetamist vankumatuks. Kõnekas on ka see, kellele Burnham esimesena pärast ametisse nimetamist helistas. Esimeste välisriikide juhtide seas, kellega ta ühendust võttis, olid Donald Trump ja Vladimir Zelenski. See tähendab, et Ukraina oli tema jaoks prioriteet juba esimesest päevast alates. Zelenski omakorda õnnitles Burnhamit ja ütles, et Ukraina ja Suurbritannia suhted on tugevamad kui kunagi varem. Ainus märkus siin on see, et Burnham tuli võimule Suurbritannia majandusprobleemide ja Nigel Farage'i juhitud antimigratsioonipartei tõusu taustal. Tema ise panustas sisepoliitikale ja eelarve kokkuhoiule.
nii et siin on keeruline küsimus, kas Londonil jätkub raha, et jätkata Ukraina jaoks selle kõrge sõjalise abi taseme hoidmist. Aga poliitiline tahe, otsustades esimeste avalduste põhjal, pole üldse kuhugi kadunud. Kokkuvõte. Lühidalt öeldes Suurbritannias vahetus peaminister. Tuli Andy Burnham, niinimetatud Põhjakuningas ja Venemaa. Juba tema ametiaja esimesel päeval otsustas Venemaa hambaid näidata. Fregatt New Strashimi korraldas laskmisi Plymouthi rannikul Briti laeva ja Prantsuse lennuki valvsa pilgu all. Aga Moskva plaan uustullukat, Suurbritannia uut peaministrit hirmutada ei paistnud toimivat. Burnham teatas juba esimesel päeval, et toetab Ukrainat 100%. Kinnitas vankumatut toetust ja nimetas prioriteediks kaitsevõime tugevdamist ning just Venemaa ohu eest kaitsmist. Meie Ukraina jaoks tähendab see, et üks võtmetähtsusega liitlastest jääb täielikult meiega. Võimuvahetus Londonis ei muutnud Ukraina toetamist mitte üks raas. Nii et Venemaa musklite näitamine Briti ranniku lähedal ei avaldanud mingit muljet. Pigem vastupidi. See tuletas Londonile veel kord meelde, kes on tõeline vaenlane ja et tuleb tõesti rohkem raha paigutada kaitseks nende Vene metslaste vastu. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada sõltumatu YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või makseandmete kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest, sest just tänu teie toetusele me eksisteerime ja jätkame tööd. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!